sõbrad, tere tulemast Tallinna Õismäe gümnaasiumi jõulupeole. Üle 2 aasta, koroona pärast oleme siin selles vahele jätnud, aga see aasta oleme jälle siia kogunenud, et vaadata selliseid, loodame, et armsaid ja ka kindlasti jõulumeeleolus olevaid esinemisi. No nii, siin hindamine käib meil 2 grupis, 5-8 klass ja 9-12. Nimelt, siis hindamiseks on meil ette nähtud 4 kriteeriumit. Esimeseks on meil siis originaalsus, ehk siis selline filmi nii-öelda osav valik, mida ei ole varem siis tehtud või on lihtsalt selline, mis nii-öelda võtab sõnad suust. Teine on osavõtjate hulk, ehk kui palju õpilasi klassist võtab osa etendusest. Siis kolmandaks on meil jõulutemaatika, ehk siis kui hästi sina ja teie klass on suutnud sulandada selle filmi kokku jõuludega. Ja viimane on terviklikkus, ehk kas etendus on ka terviklik ja kas sellel on mingi lugu taga. Just, aga nimelt hindamist korraldavad meil meie kooli õpetajad, kes ei ole klassijuhatajad. Neid meil küll koolis palju ei ole, kuid siiski 5 tükki oleme leidnud. Ja nüüd sõna siis Makaril on. Ja nii, esimene žürii liige. Sedapsi. Õispuu! Teise žürii liikmena on meie kooli elav kalkulaator, õpetaja Esta Erit. Kolmandaks žüriiks on meie armas õppejuht Lea Rüüsak. Nii, aga 4. žürii liikmena oleme valinud meie kooli seljalüli. Ilma temata ei oleks mingi tehnika siin koolis töötamas. See on Kristo Anupõel. Aga nüüd siis 5. žürii liikmena on meil tantsulõvi ise, Aleksei Aleksejev. Ja esimeseks esinejaks on meil USB. Ja filmiga Minionid. Käsilased. Nad on elanud maal miljardeid aastaid enne inimesi. Nad on püüdnud kogu selle aja jooksul leida endale sobivad kurjategijad, kelle abilised olla. Ükskord aga nad märkasid Grinchi. Kuid kahjuks ei mahtunud Grinchi vaesesse südamesse nii palju käsilasi ja nende soove ära. Nii jätkasid käsilased sobiva pahalase otsimist küll maa alt ja maa pealt. Nende elu muutus tüütavaks ja igavaks ja kurvaks ja depressiivseks. Nad vajasid psühholoogi, et leida üles elu mõte. Käis üks käsilane psühholoogi juures ja teine ja kolmas. Ja nii nad järjest siis oma mured kurtmas käisid. Kuni ühel käsilasel Kevinil, just Kevinil tuli idee, kuidas rõõmus ja tore elu uuesti tagasi saada.
ta astus teiste ette lavale ja hakkas rääkima. Bananana, bananana, bana, bana. Ta rääkis nii kaua, kuni märkas kaugelt tulemas kõige suuremat pahalast üldse, jõuluvana koos suure kingikotiga. Ohohohoo, kas siin häid lapsi ka on? Siin on käsilased. Kas teie tahate ka kinki saada? No selge, laulge siis mulle midagi. Kevin. Bananana, 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 bananana. Oo, tublid käsilased. Siin on teile teie kingitus. Ohohoo, nii saidki endale käsilased uue pahalase, banaani! Nii, peaksin jõuluvana ikka kinni, ma arvan, et nimelt, noh, kui tihti te selliseid halbu lapsi kohtate? Üldiselt väga vähe. Väga vähe? Ahah, aga tegelikult siis tekib ka küsimus, et eelneval aastal matemaatikatunnis, kas seal oli palju või vähe halbi lapsi? Statistikat vaadates siis üldiselt ühepalju on kogu aeg neid häid lapsi, et pahade laste hulk niimoodi varieerub. Varieerub, no selge, aga aitäh teile, väga imeline esinemine. Aga küsime siis kommentaari meie žürii liikmelt. Just, et võtame siis kohe Kristo ette. Noh, lihtsalt selline niuke väike live tagasiside. Päris huvitav etteaste oli. Just jõuluvana poolt. No selge, väga hästi. Aga liigume edasi siis. Järgmine etteaste. 5 A. Ja nemad esinevad meile Põrsas Pepaga. Mina olen Pepa. Väike vend, Priidi. Sennotsu emme. Sennotsu. Käes on kauaoodatud jõuluaeg. Pepa ja Priidik mängivad oma toas. Pepa ootab juba väga, mille Liisa ta mängugruppi viib, sest täna ootab ees jõulukaartide tegemine. Okei lapsed, mänguasjad ära, on aeg minna mängugruppi jõulukaarti joonistama minna. Ole teile? Jaa, aga ma ei taha, et Priidik minuga kaasa tuleks. Aga ma olen nii elevi, dinosaurus, krrr. No olgu siis, lähme. Pepa isa ja Priidik sõidavad laste mängugruppi. Lapsed, me oleme siin, olge tublid. Priidik näitab kõigile enda uhket dinosaurust. Dinosaurus, krrr. Dinosaurus, krrr. Dinosaurus, dinosaurus. Priidik, see on tõesti üks väga hirmus dinosaurus. Ma tahan paneks meid ära. Olgu lapsed, hakkame nüüd jõulukaarte joonistama.
hakkavad jõulukaarte joonistama, et nüüd jõuluvanale saada. Peppa, vaata, kui ilus jõulukaardid meil on. Kindlasti klassi parimad. Kindlasti. Vaata nende omasid, neil on kohutavad. Meil on paremad. Ei ole. Ei ole. Ei. Jaa. Olgu lapsed, tulge ja tooge oma jõulukaardid nüüd siia kasti, et ma saaksin nüüd jõuluvanale ära saata. Jõuluvanal saab ilusa kaardi. Jaa. Meil on kõige ilusamad. Olgu lapsed, mul on teile tegelikult üks üllatus. Mis see on? Mis see on? Mingi on? Vaadake, kes seal tuleb. See on jõuluvana! Hurraa! Tere, kas siin häid lapsi on? Jaa! Me oleme kõik see aasta nii tublid olnud. Armas jõuluvana, tule istu siia toolile. Jõuluvana, miks sa seda karti ei saa? Kingitused, aga teil on vaja neid teed. Kas teil mingisugused jõululaulud või luuletused peas on? On küll. Lapsed, laulame nüüd seda laulu, mis me eelmine nädal õppisime. Oh kuusepuu, kui haljad on su oksad. Ei üldse ükski suisedal, vaid on veel koos seal külmal maal. Oh kuusepuu, kui haljad on su oksad. Lastel oli mängugrupis tõesti tore üllatustega päev. Häid jõule ja aitäh kuulamast! näita enda dinosaurust. See on minu dinosaurus. See on mingi dinosaurus. Kus sa sellise soetasid? Ma sain seda emalt. Emalt said? No vaat, sul on ikka lahe ema. Aga noh, kuule. Hea esinemine ja väga imeline tegelikult. Seda oli tore vaadata lausa. Hästi saite hakkama. Aga siis aitäh teile. Oli tõesti tore esitus. Aga küsime siis uuesti arvamust. Võtame selle kohta Lea siis. No väga nunnu värk oli. Eriti kiidaks muidugi kostüüme ja siis mulle meeldis jõuluvana jubedalt. Nii et armas. Ja kõht eriti. Jõuluvana kõht oli midagi erilist. Jah, minu arust ka. Ja järgmist tuleb meil siis 6C. Ja 6C esineb meile etendusega, mis koosneb nii mitmest filmist. Grinch, Lumekuninganna ja Üksinda kodus. Ja siis 6C. Küll oli ikka väsitav tööpäev. Istuks kohe maha ja vaataks, mis täna ka telekast tuleb. Anna Kevinile. 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 Näe, Kevin, võta. Kevinit pole. 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 Ta. Ei tea, kas midagi muud ka telekast veel tuleb. You're a mean one, Mr. Grinch. Max, kus sa oled? Sina alustad nende kinkide korjamisega sealt rõdult.
vaataks, kas veel midagi tuleb. Tere, Majestet! Märkasin, et hilinesin, siis äkki nägin seal väga pikku ühtena väikest, väga pikku, väga pikku, talle ütlesin, kas pole tore, et sind kohtasin. Väga pikk, talle ütlesin, kas pole tore, et sind kohtasin. Ortsu ja sõitsin. Ei, ma olen liiga väsinud. Ma lähen parem magama ära. Jõuluvana, küsiks kohe, et mis siis teid nii väga ära väsitas? Ei ole enam jõuluvana, kus sa jõuluvana näed? Kuhu ta siis nüüd kadus ära? Ma ei tea, peate lava peal otsima minema, kus sai jõuluvana? No eks me peame selle uurimise enne hiljem ette võtma. Aga hetkel ärme viida rohkem aega, nagu meile eesreast niimoodi kurjalt mainiti. Et 5B juba siis liigub lava poole, eks ju. 5. B-d muidugi ootame lavale etendusega Smurfid. Aga senikaua, kuni nemad veel mõtteid koguvad, võtame siit kohe niisuguse live arvamuse õpetaja Esta Eriti. Väga tore. Nii palju erinevaid tegelasi oli laval, et mina küll magama ei jäänud. Ma ei tea, see jõuluvana, mis magab seal lava taga, nii vaadata. Aitäh teile! Kaugel jõulukülas oli kohe jõudmas jõulus ja kõik valmistusid selleks ja olid sellepärast õnnelikud. Oi, täna on 24. detsember, jõuluõhtu. Lapsed, olge nüüd hästi tublid ja sõbralikud. Ootame jõuluvana. Kas soovid minu flöödilugu kuulda? Ei, ma ei saa, ma pean kingid kuuse alla viima. Kahju siis. Hei, kas soovid minu flöödilugu kuulda? Ei, ma vihkan pille. Sa ei oska üldse mängida. Mitte keegi ei soovi minu flööti kuulda. Karjud mulle täpselt kõrva, säratsid minu ja veel kitse ka ülesse. Vabandust, ma ju ei tahtnud.
oh, lapsed, küünlad läksid ümber, nüüd läheb kuus põlema. Tulge ruttu appi kustutama. Küünlad kukkusid ja kuusk läks põlema. Mis sa siin nukrused, ega sina polnud süüdi. Tule teiste hulka. aga kus harmoonika on? mis juhtus? Ma rikkusin oma pillilooga jõulud ära. Keegi ei taha minu pillilugu kuulda. Nüüd on jõulud rikutud. see ei ole sinu süü. Tule, lähme teiste juurde tagasi. see polnud sinu süü. Jõulud lõppesid hästi ja keegi ei süüdista enam mitte kunagi mitte kedagi. La 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 No nii, kutsume lavale juba 5. A. Nemad esinevad meile Sherlock Holmesiga. Aga vaatame, püüame siit kellegi kinni, küsime natukene siis... jaa. Nimelt, selline küsimus, et kust te sellised kostüümid kokku panete? Need maskid on väga vinged. No ikka poest. Poest? No, kas siis kaua umbes teil sellise etteaste kokkupanemine aega võttis? No umbes 2 nädalat. Umbes 2 nädalat. Väga vinge kokkupanek. Kes seda tegemist juhtis? Ikka meie õpetaja. No vaat, teil on ikka tore õpetaja. Aga suur aitäh siis 5. B-klassile. Aga küsime siis kommentaari. Kommentaari. Nojah, kellele meeldib flööt, kellele flöödi muusika, kellele flööti mängida ja kellele flöödi mängija. Selles on küsimus. Loodame, et sellele küsimusele me saame äkki õhtujooksul vastuse. Aga sedapsi, kutsume siis lavale, või no laval juba on meil nimelt 5. C-klass Sherlock Holmesiga. Suur aplaus! 6. A ikkagi. Mine. Oli 24. detsembri varahommik ning miniolid olid parajasti tagasi oma igapäevaste toimetuste juures. Kes vaatas telefoni, kes luges raamatut, kes niisama mõtles ja kes joonistas. Järsku üks miniaidest märkas, et on ju 24. detsember, mis tähendab, et on jõulud ning näitas ehmunud näoga kõigile seda, ka teised olid ehmunud.
nad mõtlesid, et mis nüüd teha võib, kui neil on kõik kirjad ju jõuluvanale saatmata ja jõuluvana ei tea, mida neile jõuludeks tuua. Mõtlesid välja, et kõige kiirem viis on lennupost. Nad jagasid kõigile tasakesi paberid ning hakkasid oma jõulusoove kirjutama. Igal minionil oli oma jõulusoov. Üks soovis autot, üks soovis telefoni, üks soovis värvipliiatseid ja üks hoopis piparkooke. Järsku üks minionidest kargas püsti ja hüüdis välja kõva häälega. Banaana! Kõik vaatasid teda siukse näoga, nagu ta oleks just mingi uue imeasja välja leiutanud ning kirjutasid kähku oma paberitele banaan. Voltisid siis nad kõik enda lennukid valmis, saatsid lennupostiga need ilusti jõuluvanale. Kirjad said saadetud jõuluvanale, aga nüüd, millega jõuluvanale muljet avaldada? Tantsud tantsitud, asusid minionid kõik koos rõõmsalt oma kuusepuu tehtima. Kõik olid nii ametis, et ei märganud kaugusest tulevat jõuluvana. Jõuluvana astus ja astus, nägi maas kirju ning korjas need ülesse. Võttis need kõik, korjas üles, pani enda jõulukotti. Istus siis trepi järele maha ning otsustas neid lugeda. Jõuluvana tegi esimese kirja lahti ja luges. Kallis jõuluvana, palun too mulle jõuludeks banaanikujulised värvipliiatsid. Jõuluvana sügas oma habet, võttis kotist järgmise kirja ja luges. Kallis jõuluvana, palun too mulle banaanikujuline piparkook. See sulatas jõuluvana südame. Võttis siis jõuluvana kotist veel viimase kirja ning luges. Kallis jõuluvana, palun too mulle jõuludeks suur mahlane banaan. Jõuluvana suur kerkis naeratus ning ta korjas kirjad kokku ja asus oma teekonda minionide majani. Tipa-tapa, tipa-tapa, tipa-tapa. Leidis siis minionide maja, tegi ukse lahti ning astus sisse. Alguses keegi isegi ei märganudki, et toanurgas seisab jõuluvana, aga järsku üks minionidest märkas ning suunas näpuga jõuluvana poole. Kõik olid nii õnnelikud ja ründasid teda oma soojade jõulukallidega. Keegi polnud ju varem päriselt jõuluvana näinud. Jõuluvana rahustas minionid maha ning nad kõik koos istusid ja ootasid, mida jõuluvana neile öelda soovib. Jõuluvana tegi koti lahti ja võttis sealt välja banaani. Kõik vaatasid, tahtsid seda banaani saada. Lahke jõuluvana jagas kõigile banaanid. Jõuluvana jagas kõigile banaanid ja kõik hüüdsid kooris. Ning nad otsustasid jõuluvanaga koos tantsu lüüa. Jõulupidu.
väga tore ning jõuluvana oli ka nõus nendega veel pikalt jõuluõhtut koos veetma. Tervitab teid USA! Tu le pera con la papaya. No nii, ja nüüd kutsume lavale 5. C. jah, seekord nad tulevad päriselt lavale. Ja nad esinevad meile Sherlock Holmesiga. Suur aplaus! Aga seekord küsime siis arvamust õpetaja Alekseilt. Et kas on mõni niisugune kiire kommentaar? Minionite tants mulle väga meeldis. Tantsulle kohe tahtis kaasa tulla tantsima, aga ei saa, keegi peab žüriitööd ka tegema. Ma saan aru täitsa jah, et see tantsulõvi hing tahtis kohe välja lüüa. Aga anname siis selle mikrofoni üle ja laseme õhtul jätkuda. On täiesti tavaline 19. detsembri õhtu ja jõuluvana hakkab jooma oma traditsioonilist teed ning sööma piparkooke. Tal on seda lõõgastushetke väga vaja, sest ainult siis jõuavad kõik kingid kogu maailma lastele jääjali jagada. Nii nagu alati serveerivad talle teed ja piparkooke ustavad abilised lumehelbekesed. See on sulle tee, kallis jõuluvana. See on sulle küpsiseid, kallis jõuluvana. No mis küpsised? Selga ja Kalevi küpsised, te ju teate, mina söön ainult piparkooke. Aga piparkoogid on kadunud. Oi, mis nüüd küll saab? Kõik kingid jäävad küll jagamata. Jõuluvana oli murest murtud ja ei teadnud, mida teha. Mõtles ja mõtles, kuni mõtleski välja. Lumehelbekesed, palun tooge mulle telefon, ma tahan helistada Sherlock Holmesile. See on sulle telefon, kallis jõuluvana. Suur aitäh, lumehelbekesed. Halloo, kas Sherlock kuuleb? Tere, kellega on mul rääkida? No kuidas sa mind ära ei tunne, see olen ju mina, jõuluvana Lapimaalt. Ja mul on väga suur mure. Kas sa saad mind aidata? Mul on alati hea meel sind aidata, kallis jõuluvana. Kas sa suudad uskuda, jõulumaalt on kõik piparkoogid kadunud? Kas sa oleksid nii kena ja aitaksid, aga ole hea, kutsu ka doktor Watson appi. Sellega on nüüd keeruline, kuna doktor Watson on haige. Me pole kindel, kas see on tavaline külmetushaigus või koroona. Praegu on kõik testid negatiivsed olnud, aga ära muretse, mul on sinu probleemile lahendus. Nimelt Tallinna Õismäe gümnaasiumis on selline tore klass 5C, kus on nii toredad päkapikud, kes sind ja mind kindlasti aitaksid. Kas te tulete appi, päkapikud? Ja tublid päkapikud
D ja G 5. C-klassist asusid poole, otsisid kottidest, aknalaudadelt, juhtmüret. Leidsidki üles kõik kaduma läinud piparkoogid. Jõulud olid päästetud ja seda tänu Tallinna Õismäe gümnaasiumile. Nii, aga nüüd esiteks suur aitäh 5. C-klassil. Lavale tuleb 8. B, kuid me oot, jõuluvana, püüame su ikka kinni. Ja nimelt tahaks tegelikult siin teada kohe niimoodi, et kui suur probleem 10 palli skaalal on see, et piparkoogid on kadunud? No isiklikust seisukohast on see üsna suur probleem, et üldjoones on teada, et ma väga piparkooke armastan ja nii et see probleem on ikka 9,5 matemaatiliselt. Väga täpne, väga täpne, aga suur aitäh teile 5. C. Aga nüüd siis suur aplaus 8. B-klassile, kes esinevad meile üksinda kodus. Tere, kallid lapsed! Mina olen jõuluvana Kevin. Ma tean, et te kõik soovite väga palju kinke. Aga mina ükskord soovisin seda, et mu perekond kaoks ära. Aga noh, ma väga kahetsen seda. Kuna sel samal päeval tulid minu majja vargad ja oi, kui hirmul ma olin. Aga noh, kohe te näete, kuidas see kõik juhtus. Kevin, kas sul on asjad pakitud? Kevin, kus sa oled? Oh, kus on minu juustupitsa? Kui sa väga seda tahad, peab keegi selle välja ütlema. Mis siin toimub? Vaata, sa tegid see väike närukael. Marss oma tuppa. Ma vihkan teid, ma ei soovi teid enda jõudeks. Kõik on korras, kallis. Kevin, me unustasime Kevin maha.
emme, issi, venna, õed. Kas kõik on? Kas ma olen üksi kodus? Mis asju? Margot! Ja võtke need Margad kinni. Kevin, ära saa ära torma. Ma anna üks hetk. Kutsume nii kaua lavale 7. A. Aga seni küsiks Kevinilt, et no kui hirmus on ikkagi üksi kodus olla? No kui ikka väga hirmus. Väga hirmus. No tead, kas sa siis ei oodanud, et see hirmus oleks? Ma arvasin, ma olen ikka siuke tugev mees, aga no see ei tulnud nii välja. Ma olin väga nõrk. Olid väga nõrk, no ei ole hullu, vähemalt nüüd sa tead ja nüüd ikkagi tahad perega rohkem aega viita. Aga väga, see oli tõesti, see võttis tead minul ka kohe tuju heaks see esinemine. Aga nüüd siis 7 A ja filmiga Grinch. On jõuluõhtu, pere istub laua taga ja sööb õhtust. Lapsed on elevil ja kõik on rõõmsas meeleolus. Aeg on juba hiline, lähme magama. Kui kõik on magama jäänud, hiilib Grinch vaikselt tuppa ja varastab kingi. You're a mean one, Mr. Grinch. You really are a heel. You're as cuddly as a cactus, you're as charming as an eel, Mr. Grinch. You're a bad banana with a greasy black peel. Jõuluvana, miks sa meie kingid tagasi kotti paned? Ma nägin, et te kinkide pole nime silte peal. Ma viin need korraks oma saani juurde ja panen nime peale. Okei, tee siis kiiresti, et teised lapsed saaks ka kinke.
saabub hommik. Kõik külaelanikud ärkavad ja avastavad, et keegi on kingid ära varastanud. Kuid sellegipoolest on nad rõõmsad ja laulavad ümber kuuse. Miks te kõik nii rõõmsad olete? Ma ju varastasin teie jõulud. Sa varastasid meie kingid, aga jõulud on meie südametes ja kõige tähtsam on meeleolu, et pere on koos. Grinch saab aru, mis ta on valesti teinud ja tema süda kasvab 3 korda suuremaks. Härra Grinch, kas sa sooviksid tulla meie juurde õhtusöögile? Jaa, muidugi. Nii tore, et sa tulid, me ootasime sind, tule sisse. Grinch sai aru, et asja ei olnud jõuludes, vaid selles, mis oli temaga kunagi ammu juhtunud. Grinchil ja külaelanikel oli tore ja lõbus õhtu. No nii, ja nüüd kutsume lavale viimast klassi enne pausi. 8A. Ja nemad esinevad meile filmiga Minionid. Aga püüaksid nüüd kinni, siis vaatame, püüaks selle päti ise kinni siin, see roheline siin, jah? No nõnda. Nimelt, et kui palju selline näomaal aega võttis? Ei võtnud palju, võttis mingi 10 minutit. 10 minutit? Tead, meil on ka üks roheline mehike seal. Temal läks minu arust natuke kauem aega. Aga tead, siis teil on küll head make-up artistid. Aga ühesõnaga aitäh teile, teil oli väga võrratu esinemine. Ja suur aplaus siis 7. A-le. Aga nüüd, kui nad end seal taga valmis on seadnud, siis esinevad meile siiski, kordan üle, 8A klass filmiga Minionid ja suur aplaus neile. How many tickets, please? Yeah, 3, please. Uno, please. Uno.
Enjoy yourself, love. Thank you. C'est pas là-bas. Ok. Okay, come on in. Hi! What are you doing here? Take up? This is a restricted area! Hands in the air! Let me do it. Policano. Stop there! Macchiera Rosenbaum. Get back! Operatori. Presto, che va para me. Topirano la crona. Come? Superiore. So, you came for the Queen's crown, did you? Well, you're going to have to get through me, the keeper of the crown. You think it's funny to mock the elderly, do ya? See? I've been up here for decades, just waiting for someone to try and steal the Queen's treasure. Okay. Policano. What are you saying? Never mind, don't care. Oh no! Run up para te! Oh no, you don't! Spira! La crona, quelli! Aiuto! Va, Prakash! Let's go. on jõudnud kätte õhtu kõige oodatum hetk. see on siis meie kallite esinejate premeerimine. ja seda teevad siis meie žürii liikmed. ja siis annakski kohe sõna siin Kristole. Krista siin nii juba äntsi täis ja tuleb kohe teid siin premeerima. hakkame siis pihta väiksematest. ütlen kohe, et kaebusi pole mõtet esitada, see on kõik ka subjektiivne otsus ja üksmeelne. nii, 3. koht. üksinda kodus, 8. B-klass.
Läheb siia. Noh, eks ema. Kõrvad läheb siia. Väga. Nii, teine koht. Minionid. Ütlen kassi ka. Teise koha sai siis 6. B-klass. Aplaus neile. Nii. 6. B läheb kohale. Nii. Ja. Esimene koht või siis ka minionid. Ehk siis 6. A-klass. Teeme veel ühe aplausi neile.